No Korki põhjas on hästi haruldane näidend sellepärast, et seal on hästi palju erinevaid elusid, erinevaid tegelasi ja ta on, mulle tundub nagu kohati hästi teadlikult, kohati hästi intuitiivselt läbi komponeeritud ja dramaturgiliselt täiesti haruldase struktuuriga oma ilm. Mulle tundub, et seal Korkil on mingisugune väga konkreetne teema. Ma ise arvan, et ta võis seda täiesti intuitiivselt sinna, et see võis sinna tekkida, et ta ise ei oleks osanud sellele äkki isegi vastata, et see nüüd on täpselt sellest, et tema kirjutas nagu inimestest, kes elavad vaeste öömajas. Aga et see, mis lugu nende vahel juhtub ja kuhu see teema siis nagu liigub ja mille nimel, et seda sageli võib-olla autor ei oskagi vastata, et ta lihtsalt läheb sellisesse nagu kirjutamise transsi ja siis nagu lavastaja ja näitlejad peavad siis kuidagi tabama selle ideaalis selle ühe inimese oma ilma. Et tegelikult on ju, kui tegelasi on 18, siis on sul seal 18 erinevat inimest, aga siis see, et see kõik mõjuks terviklikuna, siis on vaja kuidagi leida üles autori selline üdi või see autori oma ilm. Ma arvan, et see põhjas, see on tõde, mis asub meie kuskil siin südame põhjas. Et ta tegelikult on nagu mingi tunnetuslik bioloogiline element, mida me kõik jagame. Me lihtsalt ei oska sellest nagu rääkida või siis kokku leppida, et me kõik nagu räägime sellest ühtemoodi. Ja samas see tunnetus ühisest tõest on omadega täiesti põhjas. Ja siis ütleme siin need inimesed, kes elavad, neil on kõigil ka midagi juhtunud elus, miks nad on siis jõudnud siia, et nad ei ela just kõige luksuslikumas tingimustes ja et neil ei ole justkui oma kodu ega oma elugi. Ja siis, kui sa seda lavastust vaatad, siis ideaalis sa kuidagi üks hetk hakkad tajuma mingit teatud seaduspära, mis siis võib juhtuda. Et mulle tundub, et Korki ka ikkagi ei tahtnud kirjutada põhjakihist, vaid ta ikkagi kasutas põhjakihti allegoorilise reaalsusena, et kirjutada ikkagi elust ja inimesest ja mis kuhu võib viia. Siin see põrgulava muidugi on tõesti väga haruldane ruum ja see ruum, mis me oleme siia siis koos kunstnikuga loonud, just nii-öelda loobunud tinglikust lähenemisest, vaid püüdnud täiesti sellise puhta ja usutava ruumi luua oma sellise väikse kontseptuaalse kursiga. Et see on olnud küll kõik väga inspireeriv ja kuidagi tundub, et see on sellele tükile ideaalis ikka toeks.